Õnnistatud pühapäeva ja õnnistatud Eesti isadepäeva, armas kogudus, head vaatajad ja kuulajad. Täna tähistatakse Eestis isadepäeva ja ega see väga vana traditsioon ei ole, et see on ka tulnud kuskilt uuesti üles või kuskilt lääne poolt see, et kui ka emadepäeva tähistatakse, siis võiks ka isadepäeva tähistada. Selle kohta on nali, mida ma vist olen juba jaganud teile Kanada isadepäevaga seoses, et keegi laps oli ütelnud, et isadepäev on, see on täpselt sama nagu emadepäevaga, lihtsalt kulutatakse vähem raha. Kui rääkida isadusest ja isadest, siis ega ei saa üle hinnata isade rolli laste kasvamise teekonnal ja mitte juhuslikult ei ole ka Jumalale antud selline nimetus meil siin Eestis vähemalt kui taeva isa. Ja see ei ole ka kuidagi kuskilt ei tea kust tulnud, vaid see on ikka Jeesuse meie isa palvest tulnud, kui Jeesus õpetas, et paluge nii meie isa, kes oled taevas. Ehk siis isa, kes on taevas, taevane isa. Ja see Jeesus palus seda tõenäoliselt araamia keeles või rääkis araamia keeles ja see sõna avun võiks tähendusest väga sooja isa nimet nagu issi või meie kallis isa. Nii et ei oleks teoloogiliselt vale ütelda, et meie kallis isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Tänases jutluses võiks oodatult rääkida, et ma räägin taeva isast, aga ei, ma ei räägi. Ma räägin Jumala kolmainsuse kolmandast isikust ja see on püha vaim. Mis roll on püha vaimul meie igapäeva elus? Ja üllatav seal need ülesanded või toimimised, kuidas püha vaim meie elus toimib, see on väga sarnane, kuidas isa toimib lapse juures, ehk mis on see tema roll. Õpetada, juhatada, varustada, lohutada, aidata, olla lähedal. Sellest tänases jutluses alguspalvesse juhatab meid Linda McLean. Ja usun, et püha vaim on täna koos meiega selleks, et teha elavaks oma sõna, et õnnistada, et juhatada, et õpetada meid. Me alustame Jeesuse nimel ja meil on hea meel, et sa oled ka koos meiega. Sügavad orud mul teel võivad olla, vihtul ja maru võib oodata ees. Kurbust ja leina võib ellu mul tulla, läbi tuleb ehk minna nii tulest kui veest. Kartma ma ei pea, ma ei pea, sest oled minu kõrval, püha vaim, oled minuga. Kartma ma ei pea ja kartma ma ei pea, sest ma ei ole üksi, püha vaim, oled mu aitaja. Oled mu aitaja. Väsida tee peal ja koljatid seismas mu võitudel ees. Võin kõikuda kõik see, mis on siin maailmas. Su tiibade all ma leian taas julguse ja kartma ma ei pea ja kartma ma ei pea, sest oled minu kõrval, püha vaim, oled minuga. Kartma ma ei pea, kartma ma ei pea, sest ma ei ole üksi, püha vaim, oled mu aitaja. Oled mu aitaja.
sa kõnni ju koos minuga. Sa tulid, et jääda, ei jäta mind sa. Aitad kohale jõuda, et krooni ma saaks. Sest kartma ma ei pea ja kartma ma ei pea, sest oled minu kõrval, püha vaim, oled minuga. Kartma ma ei pea ja kartma ma ei pea, sest ma ei ole üksi, püha vaim, oled mu aitaja. Ja kartma ma ei pea, kartma ma ei pea, sest oled minu kõrval, püha vaim, oled minuga. Kartma ma ei pea ja kartma ma ei pea, sest ma ei ole üksi, püha vaim, oled mu aitaja. Oled mu aitaja. Tere hommikust. During COVID, when we were told to isolate, most of us stopped going to church. We started watching church online on our TVs instead. Some in our pajamas or in our house coats, sometimes with a big cup of coffee in our hands or a boiled egg on a plate with some gilo on it. You know, after we went to church, we thought that was pretty good. Things got pretty comfortable. When the time of COVID isolation was over, many of us felt like that had been a really great way to go to church and continued to watch church online. Some felt that it was not only comfortable, but you didn't need to deal with difficult people or those who kind of got on your nerves a little bit, and you saved on gas. It seemed like a pretty good deal. The problem is that it isn't what God designed our Christian walk to look like. At our core, we aren't as strong as we often think we are. We are easily swayed by the people we hang around with, the TV shows that we watch, and the things we watch and read on our devices. Maybe you've noticed this yourself. Hebrews 10 encourages us as believers to hold on to our faith and to continue to live in community. Hebrews 10:24 and 25 says, "And let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds, not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as is the habit of some, but to continue coming together to encourage one another." Coming together as believers regularly helps prevent spiritual decline, gives us support, gives us accountability. Neglecting to meet together makes believers really vulnerable to isolation and weakness. Going to church regularly helps keep us on track, and we really need that help. For those of us who are part of TEBK, I want to urge you to start thinking about next steps after we come to the end of our regular time together at the end of June. Be already praying about what church to go to, what community to connect with. You need it. That's what God tells us. He tells us to not forsake meeting together because He loves us and He wants what's best for us. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you that you know us, you know who you have created us to be, and continue to encourage us towards that. Father, lead all of us who aren't connected to a church community that we can be a part of. We know that this is what you want for us. For those who are unable to leave their homes because of health reasons,
We pray that you meet them in a special way today so that they can experience your grace in their lives. In Jesus' name, amen. Püha vaim, sind palume, tule oma väega sa, tule täida südamed, mis sind siiralt ootavad. Tule puhu tuulena üle meie ja maa, tule saja vihmana, ootab sind siin põudne maa. Palume, tule oma väega sa, tule täida südamed, mis sind siiralt ootavad. Tule puhu tuulena üle meie ja me maa, tule saja vihmana, ootab sind siin põudne maa. Täna me palume, igatseme, hüüame, kasta meid sa vaimuga, süüda meid, mis janused, täida oma jõuga sa, kus end tunnen nõrgana, anna julgust, palun sa, las kõik hirmud kaduda, vajan õigeid mõtteid ma, südant puhtaks pestuna. Püha vaim, sind palume, tule oma väega sa. Me palume, igatseme, hüüame, kasta meid sa vaimuga, süüda meid, mis janused. Hüüame, kasta meid sa vaimuga, süüda meid, mis janused lastena me palume, igatseme. Hüüame, kasta meid sa vaimuga, süüda meid, mis janused. Püha vaim, sind palume, tule oma väega sa, tule täida südamed, mis sind siiralt ootavad. Tule puhu tuulena üle meie ja me maa, tule saja vihmana, ootab sind siin põudne maa. Tänase jutluse aluseks loen 2 pikemat lõiku Johannese evangeeliumist. Johannese 14:22-27 ütleb. Talle ütles Juudas, mitte Iskariot. Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale? Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme, teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. Aga lohutaja Püha Vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile,
oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu, ega ärgu mingu araks. Ja 16. peatükist esimesed 11 salmi. Seda ma olen rääkinud teile, et ei komistaks. Nad heidavad teid kogudustest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teene osutavat. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen teile seda öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega. Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud. Ja keegi teist ei küsi minult, kuhu sa lähed. Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tõtt. Teil on parem, et ma lahkun. Sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja teie ei näe mind enam. Kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Täna ma tahan rääkida pühast vaimust. Ja kui rääkida Jumala kolmainsusest, siis ehk kõige erinevalt on mõistetud ja tõlgendatud just pühavaimu isikut. Kolmandat isikut Jumala kolmainsuses. Ja samas kui võib Jumala kolmainsuses kuidagi neid isikuid prioritiseerida, siis võiks niimoodi öelda, et isa oli see, kellest on kõik lähtuv. Jeesus on see, kellesse kõik suundub. Ja püha vaim on see, kelles me elame täna. Kes on täna meiega. Ma tean, et siin annaks teoloogiliselt vaielda natuke siit ja natuke sealt, aga ma usun, et me saame kõik nõus olla sellega, et täna me elame püha vaimu ajastul. Menu raamatu The Roots, juured, autoril Alex Haley'l rippus tema kabineti seinal üks ebatavaline pilt. Ja see pilt oli kilpkonnast, kes oli siis aiaposti otsas. No, ilmselge ükski kilpkonn ei roni aiaposti otsa. Ja kui keegi küsis, et miks see pilt seal on, siis vastas Alex Haley, et iga kord, kui ma kirjutan midagi olulist, iga kord, kui ma loen oma sõnu ja arvan, et need on väga suurepärased, ja iga kord, kui ma hakkan enda saavutuste üle uhkust tundma, vaatan ma seda kilpkonna aiaposti otsas ja tuletan endale meelde, et ta ei saanud sinna omal jõul. Teda aidati. Tänase jutluse tuum või peamõte on see. Selleks, et saavutada midagi suurepärast. Aga mitte ainult. Aga ka selleks, et jääda näiteks keset raskusi ellu. Selleks, et võib-olla mitte hulluks minna väga keerulistes olukordades või mitte totaalselt ära eksida keset seda tohutut segadust, mis meid siin maailmas ümbritseb ka, keset vaimset segadust. Selleks me vajame kõik abi. Me vajame abi. Ja mis veel olulisem, Jumal on selle abi juba meile saatnud. Ta on juba kinkinud meile, see on meie kõigi jaoks juba olemas. Me keegi pole siia loodud mingisuguse väga suure jumaliku ülesandega, mis meil on vaja siis ellu viia ja siis meid on jäetud. Et nüüd ülesanne on siin, aga vaata ise, kuidas sa selle ellu viid. Jah, see on suur, jah, see on üle sinu võimete, aga ise pead leidma võimalused, kuidas seda täita. Armas, ükskõik kus sa oled, ükskõik mismoodi sa ennast tunned, ükskõik mis sind ümbritseb, mille keskel sa oled, kui võimatuna võivad tunduda olukorrad sinu ümber, sinu sees, sa ei ole mõeldud olema seal üksi, vaid sul on kingitud abi. Abi Jumala poolt.
tänu Jumalale inimeste eest, kellelt me saame abi. Tänu Jumalale tehnoloogia eest, mis meid aitab. Tänu Jumalale, ma ei tea, aastasadade või tuhandete jooksul akumuleerunud tarkuste eest, mis siin ühiskonnas on, mis meil võivad mitmete aidata, aga meile on läkitatud taevane abiline. Keegi, kes on tulnud just selleks, et sind ja mind aidata, et olla meiega, keset neid erinevaid olukordi. Ja see keegi on püha vaim. Ma ei tea, kui palju me oleme mõtelnud pühast vaimustust selles mõttes, me oleme mõtelnud püha vaim, see seotub mingisuguste, ma ei tea, emotsionaalsete koosolekutega või mingisuguste üleloomulike asjadega, mingisuguste nähtustega, manifestatsioonidega ja nii edasi. Ja me oma argiellu sageli kuidagi ei ühendagi püha vaimu teemat väga, aga püha vaimu antumine väga praktilisel eesmärgil. Me teame, eesti keeles ütleb, et on trööstija. Ja see natuke jääb kaugus kuidagi okei, et me saame aru, et me vajame leinast tröösti ja püha vaimu me kõrvale trööstib ja see on okei. Aga see pilt pühast vaimust on palju laiem. Ka see sõna trööstija on palju laiem kui lihtsalt leina kontekst. Jumal on andnud kedagi meie kõrvale, et meid aidata. Me kõik oleme need kilpkonnad see laia posti otsas. Elamas elu, mis on suurem kui meie. No võib-olla see pole väga hea pilt, kui seepärast, et kilpkonn ei suuda seal midagi aiapostis teha, ta tunneb ennast vangistatuna seal aiapostis. Aga just see pilt, et ta on selles kohas, kus ta ei saaks ise olla. Ja samamoodi oleme meie. Me oleme elamas elu, mis on suurem kui meie. Me oleme tegemas asju, mis on suuremad kui meie. Me oleme jõudmas sinna, mis on kättesaamatu meie jaoks. Sellepärast, et meie elus on aitaja, kes on suurem kui meie. Püha vaim. President Abraham Lincolni eluloo raamatute autor John Meekham väidab, et Lincolni kristlik usk, ta kasutab siis, see oli nii-öelda keeruline. Vahel sotsiaalmeedias inimesed panevad oma suhtestaatuseks complicated, keeruline, ise ka täpselt aru, mis see on. Aga Meekham lisab, et pole mingit kahtlust, et Valgemaja aastatel muutus Lincoln rohkem usule orienteerituks. Ta käis jumalateenistustel, üsna regulaarselt, kohtus vaimulikega, kohtus koguduse liikmetega ja Lincoln oli üha veendunum selles, et Jumal juhib selle maailma käekäiku. Ja ühel hetkel ütles Lincoln nii, et ma ei pruugi olla suur mees. Ma tean, et ma ei ole suur mees. Ja võib-olla ongi parem, et see niimoodi on. Sest see paneb mind toetuma temale, kes on suur ning kellel on tarkus, kellel on vägi, et juhtida meid turvaliselt läbi selle suure katsumuse. Ja selle suure katsumuse all mõtles ta siis kodusõda, sest see oli see aeg. Eestikeelne piibli tõlge ütleb, ma saadan teile teise lohutaja. Kreekakeelne sõna, mida evangelist Johannes kasutab ja kusjuures ta on piiblis ainuke, kes seda sõna kasutab korduvalt, aga teised evangelistid ei kasuta seda sõna. Ja see sõna on, mis ta püha vaimu kohta ütleb, on parakleetos, mis tähendab abimeest, eestkostjat, keegi, kes on saadetud, et ta oleks inimese kõrval, et ta lohutab, ta annab tarkust, ta toetab. Keegi, kes on saadetud, et oleks meie kõrval ja aitaks meid. See on püha vaim. Mõtle, armas, Jeesus ütleb jüngritele, kes on tõenäoliselt hirmus näost valged kõigest sellest, mida Jeesus räägib. Muidu Jeesus ei oleks ütelnud, et ärge kartke. Peab ikka ütlema meile, et ärge kartke, seepärast, et see tuleb lõppkokkuvõttes teile kasuks, et mina lähen ära. Seepärast, et ma saadan teile aitaja. Ma saadan teile kellegi, kes on teie jaoks väga oluline ja kes aitab teid kõigis nendes olukordades. Erinevad inglisekeelsed tõlked on kasutanud siin erinevaid sõnu selles kirjakohas ja kõik need on siis parakleetose, see kreekakeelse sõna võimalikud tõlked. Näiteks New American Standard Bible ütleb abistaja, helper. King James ütleb comforter, trööstija. New International Version ütleb counselor, nõuandja. New Revised Standard Version ütleb advokaat. Message Bible ütleb friend, sõber. Saksa keeles seisab seal koha peal
trööstija, lohutaja. Soome puolustaja on sama sõna, mida kasutatakse jalgpallis kaitsemängija kohta. Keegi, kes kaitseb. Utešítel vene keeles, lohutaja, rahustaja. Konsulaator hispaania keeles, lohutaja, rootsi keeles helper on aitaja. Need on kõik need erinevad värvid, mis seostuvad selle sõnaga parakleitos ja need kõik väljendavad ja näitavad tegelikult püha vaimu töö sügavust ja laiahaardelisust meie aitamisel. Ta on mu trööstija, kui ma läbin kurbuse, leina, valuaegu. Ta on mu nõuandja, kui ma olen segaduses, kui ma vajan juhatust, kui ma vajan õpetust. Ta on mu kaitsja, kui mind süüdistatakse ja ma vajan kedagi, kes seisaks mu kõrval. Ta on mu sõber, kui kõik teised on minu vastu pööranud. Ja kokkuvõttes ta on minu abistaja, eriti rasketel aegadel. Mind väga kõnetas, kui ma lugesin 2. sajandi kirikuisa, Antiochia kirikuisa Ignatiuse mõtteid pühast vaimust ja ma toon need teieni ka. Ilma püha vaimuta Jumal on kaugel, Kristus jääb minevikku, evangeelium on surnud kiri, kirik on vaid organisatsioon, meelevald tähendab teiste valitsemist, missioon on vaid propaganda, liturgia on pelk meenutus, kristlik elu on orja moraal. Aga koos püha vaimuga ärkab universum ellu ja ägab Jumala riigi sünnitusvaludes. Üles tõusnud Kristus on lähedal. Evangeelium on eluvägi. Kirik peegeldab kolmainsuse elu. Meelevald on vabastav teenimine. Missioon on nelipüha. Liturgia on samaaegselt nii mälestus kui ettekuulutus. Inimese teod peegeldavad Jumalat. Kui erinev pilt kristlusest, kui erinev pilt kogudusest. Ja seda kirjutab mees, kes oli kokku puutunud füüsiliselt osade apostlitega, mees, kes elas keset kristlaste tagakiusu ja kes suri märtrina. Ja kui rääkida vaimulikust perspektiivist kristlaste elus, siis ei tee kõige suuremat vahet see, et ma ei tea, kes ja kui palju on haritud või kes on millises sotsiaalses staatuses ühiskonnas või kellel on rohkem või vähem raha või kellel on rohkem intellektuaalset võimekust või vähem seda või füüsiline, milline on meie füüsilised võimed, milline on meie kaasasündinud pärand või omandatud karakter, et need on olulised, need mõjutavad meie elu, aga see kõige suurem erinevus on tegelikult lõppkokkuvõttes see, kas meie elus on püha vaim või ei ole. Või vahel isegi see, et kui me räägime Jumala lastest, siis meie elus on ju püha vaim. Me ei oleks muidu kristlased. Aga on ta kuskil nagu mingisugune tolmunud raamat kusagil, mida iial ei kasuta, mida me teame, et on olemas võib-olla või vahel unustame sellegi. Või on ta keegi, kellega koos me läheme, keegi, kellega me arutame, keegi, kelle nõu me kuulame, keegi, kes on autoriteet meie elus. Keegi, kellel me ütleme, et aita mind. Armsad, me kõik oleme kilpkonnad. Me kõik oleme kilpkonnad. Küsimus on see, et kas me oleme asetanud oma lootuse temale, kes tõstab meid selle aiaposti otsa. Kas me oleme toetamas ja lootmas iseendale või oleme me vastu võtnud otsuse usaldada oma elus teda, kes on saadetud meile aitajaks. Kontekst, kus Jeesus ütleb, et ma saadan teile selle abilise, ma saadan teile abimehe, on see, kui jüngrid on segaduses, jüngrid on, nagu ma ütlesin, tõenäoliselt hirmus, nad ei saa aru täpselt, mis juhtuma hakkab, Jeesus jälle räägib sellest, et ta on ära minemas ja siis Jeesus veel nii-öelda julgustab jüngreid sellega, et asjad iseenesest ei lähe kuidagi ilusamaks, vaid vastupidi, et teid hakatakse kogudusest välja viskama ja kõlab päris hirmsana see, et inimesed arvavad, nad teevad Jumalale suure teene, kui nad teid hakkavad tapma.
Ja see oli see perspektiiv, mida Jeesus siis kirjeldab oma jüngritele ja siis ta ütleb, et aga ärge kartke. See tuleb heaks, et mina ära lähen. Kõik tuleb heaks kokkuvõttes, seepärast, et ma saadan kellegi, kes on teie kõrval kõige selle sees. Keegi, kes teid aitab, keegi, kes annab teile tarkust, keegi, kes teid varustab selles olukorras, mis iganes olukorras te olete. Püha vaim on teiega. Ja see, kui püha vaim on teiega, siis on teiega Jumala tarkus, Jumala vägi. Siis on enamus teie poolel ja vastane on alati vähemuses. Ja küsimus ei ole apostlites. See sama sõnum on täpselt sama relevantne, täpselt sama ajakohane ja oluline täna kõigi meie jaoks. Sest meie elus on ka väga erinevaid olukordi, väga traagilisi olukordi, väga keerulisi olukordi. Aga vahel me vajame püha vaimu võib-olla eriti veel väga headel aegadel, kus ta meid vahel üles utsitab ja torgib meid üles, et mis elu me tegelikult elame, mis me tegelikult elus väärtuslikuks peame, mida me oleme igatsemas, kellele ja mille nimel me oleme oma seda head elu elamas. Ja seal, hea sõber, kus sa oled? Sa oled Jumala laps, sinus elab püha vaim, kes ei ole antud sulle lihtsalt selleks, et kord taevasse saada, kuigi Jumala sõna ütleb ka, et püha vaim on see pitser. Jumal paneb otse oma kaubale, paneb see pitser peale, et ta kuulub mulle, kindlustus. Aga ta ei ole ainult seda. Ta ei ole lihtsalt kvaliteedi ja omaniku märk, vaid et me kuulume Jumalale. Aga ta on antud sulle selleks, et sind täna aidata. Just seal, kus sa oled. Liiga palju oleme me ennast lõhkunud ülemuretsemisega ja ületöötamisega ja kui sihukest sõna oleks kui ülekartmine. Me oleme liiga palju loobunud seal, kus ei pea ja alla andnud seal, kus ei pea ja võib-olla vahel võidelnud hirmsasti seal, kus me oleks pidanud ammu laskma vabaks asjad ja erineval moel läbi kukkunud. Aga meile on antud aitaja, kes ootab meie palvet. Aita mind, juhi mind. Anna mulle jõudu, anna mulle tarkust, ma vajan abi, et olla hea lapsevanem. Ma vajan abi, et olla hea abikaasa. Ma vajan abi, et olla hea juht. Ma vajan abi, et olla hea naaber. Ma vajan abi, et olla hea usklik, et püsida selles usus. Ma vajan abi, et ennast mitte võib-olla surnuks muretseda ja nii edasi ja nii edasi. Ma vajan abi. Kui võtta piibli erinevad kirjakohad vanasti Uues Testamendis, siis me loeme väga palju neid erinevaid valdkondi, kus kohas püha vaim tahab meile abiks olla ja kus ta on antud meile abiks. Ta on meie nõuandja. Ta annab meile tarkust. Ta adopteerib meid Jumala perekonda. Ta kutsub meid Jumala riigi tööle. Ta annab väe. Ta ilmutab. Ta toob esile vilja. Ta on pitser. Ta tugevdab. Ta aitab. Ta palvetab meie eest. Ta toob esile tõe. Ta õpetab. Ta tunnistab Kristusest. Ta juhatab. Ta leinab. Ta toob selguse sügavate vaimulike tõdede kohta nagu patt ja õigus ja kohus ja palju muud. Ta armastab. Üks võimalus on elada kristlikku elu selliselt, et me saame päästetud, mis on püha vaimu töö juba. Ja siis me püüame lihtsalt olla ühed head inimesed. Vahel kuidagi koguduslik õpetus ka natuke on selline, et nüüd sa oled päästetud, nüüd loe piiblit, käi koguduses ja ela moraalset elu. Et see on üks kristlik elu. Ja teine kord seal kõik õpetus piirdub. Nüüd oled kiriku liige, loe piiblit, isegi kui midagi aru ei saa, käi koosolekutel, ela moraalset ja kombekat elu. See ei kõla väga piibelliku kristluse moodi. Piibel räägib millestki täiesti uuest, kui inimene saab kristlaseks. Midagi saab täiesti uueks, uus loodu. See on uus nii kronoloogiliselt ja ajalises mõttes, et vana jääb ja nüüd tuleb midagi uut ja see on uus ka kvalitatiivses mõttes. Et enne oli kivine süda, nüüd on lihane süda.
see, mis on selja taga, on vana, sünnib uus loomus. See meie uus sisemine inimene või vaimne inimene on loodud elama osaduses püha vaimuga. Ta ei saa lihtsalt muud moodi, see on see viinapuu ja oksa küsimus, ta on loodud elama koos. Ennast lahutades ta närbub. Sellest tüvist lahutades ta ei kanna vilja. Palume me ju traditsiooniliselt teenistuse lõpus, meie koguduses on küll teised õnnistussõnad lõpus, aga paljud kogudused lõpetavad teenistusi, see püha vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõigiga. Ehk Jumal saatis parakleetuse, püha vaimu, kes on meie abistaja, keegi, kes on meie kõrval, selleks, et meil oleks temaga osadus. Ja sellest osadusest sünnib midagi. Kui osadus katkeb, siis meie elu närbub ja kängub, täpselt nagu oks, mis viinapuu viljast eemaldatakse. Ei ole vilja, ei ole elu. Kui see ühendus taastada, siis sünnib ka elu, sünnib ka vili. Ma toon ühe näite, see puudutab, kuidas püha vaim õpetab meid. Et loomulikult on oluline koht sellele, et me kuulame, me vaatame, me loeme küll kommentaare, teiste jutlusi ja nii edasi, aga ja püha vaim töötab läbi selle. Aga on üks eriline kogemus ja ma usun, et kui sa oled Jumala laps olnud ja kui sa oled piiblit lugenud, siis sa tead seda kogemust ka, kui sa loed Jumala sõna ja püha vaim sind sõltumata kõigest muust puudutab. Sa oled võib-olla 100 korda lugenud seda kirja kohta ja korraga sa tead, et sa oled avastanud midagi, et sulle on ilmutatud midagi. Anna vend Harri Eller armastas öelda, välk lõi sisse. Need olukorrad, kus sa loed Jumala sõna ja välk lööb sisse, püha vaim ilmutab, püha vaim õpetab sind. See teekond, kuidas Jumala püha vaim meid õpetab, on läbi 4 sõna. Esimene sõna on informatsioon. Usk tuleb kuuldust. Sa kuuled, sa loed midagi. Informatsioon võib muutuda ilmutuseks. Püha vaim teeb elavaks selle sinu jaoks. See on vau. Järgmine aste on manifestatsioon. Ehk informatsioon, siis on ilmutus ja siis see ilmutus manifesteerub. Et see on kuidagi osaks sinu reaalsusest, et ta ei ole kuidagi kauge mingi õpetus kuskil võib-olla, vaid sa saad aru, et see on väga isiklik sinu jaoks. See sõna asetub sinu elus mingisugusesse konteksti väga konkreetselt ja aitab sind selles. Ja 4. on see transformeerib. Informatsioon, ilmutus, manifestatsioon ja transformatsioon. Et see sõna muudab sind. See ei jää lihtsalt informatsiooniks, see ei jää ka lihtsalt vägevaks ilmutuseks, vau! Vaid see reaalselt muudab sind, sinu elu muutub. Ja see on iga kord, kui Jumala sõna loeme, iga kord, kui Jumal kõnetab sind, see on alati Jumala eesmärk, et meie elu muutuks. Jumala sõna ütleb, et kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Vaim teeb informatsiooni elavaks, mis viib muutuseni. Sageli seostatakse pühavaimu tööd aga millegi emotsionaalsega. Et kindlasti, et kui püha vaim töötab, siis asi peab olema väga emotsionaalne. Kui on emotsioon, siis on vaim, kui on intellektuaalne, analüüsiv, mõtisklev, siis see on juba surnud. Olen ise selle lastehaiguse mõneti läbi põdenud, kus ma täpselt niimoodi olen mõtelnud. Tegelikult ka. See muidugi taandub tegelikult sinna, et me mõtleme ja me raamistame pühavaimu töö sellega, mis meil on tuttav. Ehk kui sa oled kasvanud, oled mingis karismaatilises keskkonnas, siis sa arvad, et pühavaim ainult sellisel moel toimibki ja see on ainuõige viis. Peab olema piisavalt helitugevust, peab olema piisavalt emotsioone, peab olema piisavalt spontaansust ja nii edasi, et see on pühavaimu töö. Aja jooksul ma olen kuidagi näinud ja mõistnud, et Jumal võib nii töötada, aga ta võib täpselt samamoodi või vahel isegi rohkem töötada vaikses mõtiskluses, vaikuses, võib-olla milleski väga korrapärases ja traditsioonilises. Ja üks ei ole halvem kui
teine ega üks ei ole parem kui teine. Oluline see, et Jumala vaim töötab. Ma igaks juhuks veel lisan, ma ei arva sugugi seda, et emotsionaalsuses ja valjuhäälsuses kindlasti ei ole Jumala vaimu, vaid lihtsalt hääletugevus või emotsionaalsus või ka innukus, füüsiline selline innukus, need ei ole lihtsalt parameetrid, millega Jumala vaimu tööd kuidagi mõõta. See on hoopis teine mingi mõõtskaala või mõõtühikud on selle jaoks, kui üldse neid nii väga on. Nagu ütleb ka 1. Korintuse 12, on vaimu avaldusi erinevaid, aga vaim on see sama. Küll Jumal on tark, et ta avaldab oma vaimu tööd erinevalt, sest me ka inimestena oleme erinevad. Ja tänane sõnum hüüab, on see siis valjusti või vaikselt, aga hüüab, et ära püüa elada elu omast jõust, ära püüa teenida Jumalat omast jõust. See on määratud läbi kukkumisele, sest Jumala standard on alati kõrgem kui meie parim ja Jumala kutse on alati suurem kui meie suutlikkus, meie võimed, alati. Me oleme kilpkonnas ja me vajame abi, et meid tõstetaks sinna aiaposti otsa. Kui sa jutlust poole pealt kuulad, ei saa aru, miks ma räägin kilpkonnast ja aiapostist, siis mine jutluse algusesse ja kuula. Corrie ten Boom on öelnud, püüda teha issanda tööd omaenda jõust on kõige segasem, kõige kurnavam ja tüütum töö üldse. Kui sind täidab püha vaim, siis voolab Jeesuse teenistus lihtsalt sinu seest välja. Me räägime sageli ülekoormatusest, me räägime ülemuretsemisest, Jumal pakub ülevoolamist. Ja jällegi, et mitte sellist teist äärmuspilti luua, et kui Jumala püha vaim töötab, siis ei pea tööd tegema või siis ei ole pingeline. Ei, aga lihtsalt see ressurss Jumala käest on suurem kui see ressurss, mis meil iialgi oleks anda. See tähendab, et see, mida Jumal teeb, milleks Jumal meid kutsunud, see on mõeldud sündima läbi Jumala väe, mitte läbi meie suutlikkuse. Mitte väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi. Aidan Wilson Tozer on öelnud, et kui meil on püha vaim, siis on meil kõik olemas, kui meil on vaja, et olla see, kelleks Jumal meid tahab meid teha. Kui meil on püha vaim, siis meil on kõik olemas, mis meil on vaja, et olla see, kelleks Jumal tahab meid teha. Ja armas sõber, kui sa oled Jumala laps, siis sul on püha vaim, ma ütlen seda veel. Sul on püha vaim. Ta võib olla hüljatud sõber, kes vaatab sinu tegemisi kuidagi kurvalt, eemalt, sellepärast, et sa ei kaasa teda kuidagi. Ta jälgib su ettevõtmisi, su läbikukkumisi, aga ta on saadetud selleks, et olla su kõrval, et olla su võimestaja, et olla su õpetaja, su juhataja. Inglise keeles on selline väljend, et Jumal don't drive your life, but he will lead you. Et see kaks sõna, et ta ei sõida meie elu, vaid ta juhatab meie elu. See tähendab, ta ei tule vägisi meie rooli, ütleb, mine istu see poiss siia kõrvale, et mina ise sõidan. Ta ei sõida meie elu vägisi, vaid ta tahab juhatada meie elu. Ta ei astu meie eest, vaid ta annab nõu, ta inspireerib. Järgmised, täna on see koht sinu ja minu elus, kus me saame otsustada ja paluda püha vaim. Ma ei taha, et sa oled mu elus kusagil varjus, kusagil peidus, kusagil tolmukihi all, vaid ma tahan, et sa juhiksid meie elu. Ma tahan, et sa õpetaksid mind, et sa varustaksid mind, et sa aitaksid mind. Püha vaim, ma vajan sind. Ma vajan tegelikult sind. Kui oluline mõistmine on selle arusaamine, et me vajame püha vaimu. Meie elu on nagu suur elektrijaam ja meie oleme nagu need töölised, kes seal nuppe ja kange vajutab, võib-olla mingid juhtmeid ühendavad ja kui me eirame teda, kelle käes on tegelikult see ressurss, kogu see elekter, kogu see võimsus, kui me eirame teda, ütleme, et ma ei tea, teda ei ole vaja, siis me jääme nendeks mehikesteks, kes ühendavad juhtmeid, vajutavad nuppe, tõmbavad kange. Aga see pole mitte mingisugust tagajärge, sellepärast, et meil puudub ühendus kokkupuude temaga, kes tegelikult
laseb sinna elektrijaama selle väe, selle elektri. Kui meil on osadus Püha Vaimuga, kui tema on meie juht, kui tema on meie õpetaja, kui tema on meie vägi, siis on meie igal sellel nii-öelda nupu vajutamisel ja juhtme ühendamisel ka transformeeriv vägi. Üks tsitaat veel Dwight Moodilt. Mulle nii meeldib see. Ta on ütelnud, et piibel ilma Püha Vaimuta on nagu päikesekell kuuvalgel. Päikesekell kuuvalgel. Ja see on 2 võimalust. See kell ei näita üldse mitte midagi või näitab ta valesti. Kasutu või eksitav. Me vajame Püha Vaimu. Et meie elu ei oleks kasutu ja eksitav. Ja kas või piibli kontekstis, et kas või piibli mõistmine või piibli lugemine ei oleks kasutu või eksitav. Ma loodan ja palun, et tänane jutlus on tekitanud sinus janu. Miks mitte ka küsimusi? Küsimused on head. Janu Püha Vaimu reaalsuse järele sinu elus. Mõni võib mõelda, et ma ei tea. Ma teen seda veel. Mõni võib mõelda, et ma ei tea, kas Püha Vaim on minu elus. Kui sa oled päästetud, siis Püha Vaim on sinu elus. Ja ma ütleks, et kui sa tunned igatsust kõige selle järele, siis mida ma täna jaganud olen, siis see ei ole mitte näide sellest, et sinu elus ei ole Püha Vaimu, vaid see on just näide, et Püha Vaim on toimetamas, Püha Vaim on kõnetamas. Vahel meil on arvamine, et kui Püha Vaim on meie elus, siis meil on selline täistunne. Me oleme pühast vaimust punnis ja mõtlesin, ei, palun mitte rohkem. Oswald Chambers on ütelnud vastupidi, et märk sellest, et Püha Vaim on meis, on mõistmine, et me ei ole mitte täis, vaid me oleme tühjad. Siis on meil täieliku vajaduse teadvustamine. See on kohmakalt kõlab, inglise keeles on see väljend sense of absolute need. Täieliku vajaduse teadvustamine, et me oleme nagu mõistame, et me absoluutselt täielikult lõpuni vajame Püha Vaimu. See on janu, see on nälg, mille kohta Jeesus ütleb, et õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Ja kui sa ikka kahtled, siis palu, armas Püha Vaim, ma vajan sind. Ma vajan sind, Püha Vaim. Tule ja täida mu elu. Tule ja ole mu abimees. Ma vajan sind. Ma ei taha elada oma väikest isekat elu, mille piirid on minu enda suutlikkus. Ma tahan elada sinule, ma tahan elada sinu riigile, ma tahan elada tähendusrikkalt, mille piirid ei ole minu igatsused ja minu suur suutlikkus, vaid mille piirid on sinu tahe ja sinu suutlikkus minu jaoks. Ma vajan Püha Vaim sind, et uskuda, ma vajan sind, et armastada, ma vajan sind, et teenida, ma vajan sind, et Jeesus võiks saada austatud minu elu läbi. Tule ja aita mind selles. Tule, Püha Vaim. Issand, puhu oma Püha Vaimu tuum. Issand, puhu oma Püha Vaimu tuum. Issand, puhu oma Püha Vaimu üle me maa. Issand puhu oma Püha Vaimu tuum. Issand puhu oma Püha Vaimu tuum. Issand puhu oma Püha Issand puhu oma Püha Vaimu tuum. Issand puhu oma Püha Vaimu tuum. Issand puhu oma Püha Vaimu tuum. Üle me ja pane oma karjase käed. Ja pane oma karjase käed meie
pane oma karjase käed meie üle ja pane oma karjase käed meie üle ja hoia meid. Palun hoia meid. Issand, puhu oma tervendav tuul. Issand, puhu oma tervendav tuul. Issand, puhu oma tervendav tuul. Issand, puhu oma, Issand, puhu oma tervendav tuul. Üle maa. Issand, puhu oma tervendav tuul. Issand, puhu oma tervendav tuul. Issand, puhu Issand, puhu, Issand, puhu, Issand, puhu oma tervendav tuul. Üle maa. Ja pane oma karjase käed. Pane oma karjase käed meie. Pane oma karjase käed meie. Pane oma karjase käed meie üle ja hoia meid. Palun hoia meid. Ma puhun oma püha vaimu tuult. Ma puhun oma püha vaimu tuult. Ma puhun oma püha vaimu tuult. Üle tema, üle Eestimaa, üle Eestimaa. Ma puhun oma püha vaimu Sellised olid isadepäeva jumalateenistuse mõtted, palved, laulud Toronto Eesti Baptisti koguduses. Tore, et sa said koos meiega olla. Usume, et Jumal sai ühel või teisel moel puudutada, kõnetada meid ja et tema nimi võis olla austatud ka läbi selle, mis tänasel teenistusel sai sündima. Aga võtame vastu õnnistussõnad eelolevaks nädalaks. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.